ma plaanisin rääkida, jõuda lõpuks välja Hiiumaa laevani, mis on praegu siis kohe-kohe saamas mereklaariks ja esimesi reise tegema, aga alustaks ikka algusest. Ja eriti hea on alustada alati Hiiumaalt ja lõpetada Hiiumaalt. Et eks seda meresõitu on ju tehtud küll ja veel ja tehaksegi edaspidi, aga üks laev, millest ma oleksin tahtnud rääkida, isegi ka pilt on olemas, on siis selline Eesti merendusajaloos võib-olla oluline asi nagu esimene Eestis ehitatud laev, mis ületab ekvaatori ja purjetab Lõuna-Ameerikasse. Selle laeva nimi oli loomulikult Hiiumaa ehk Hiiumaa. See on Suursadamas 1848. aastal vette lastud kolmemastiline parklaev ja selle reederiks ehk siis omanikuks ja ehituse tellijaks oli üks Ungar Sternbergidest. Laeva meister oli sakslane, aga need puudemehed, kes seal kirveid välgutasid, olid hiidlased. Laev sai mereklaariks ja laeva ohvitsere tollel ajal hiidlaste seast loomulikult võtta ei olnud. Need laeva ohvitserkond ehk kapten ja 3 ohvitseri olid taanlased, meeskond jälle kõik hiidlased. Ja läks siis see reis lahti ja selle reisi, kus siis esimene Eesti laev ületas ekvaatori, Eestis ehitatud laev, teadaolevalt muidugi. See reis viis Lõuna-Ameerikasse, Callao sadamasse, selleks peab siis minema üle Atlandi ja ümber Cap Horni veel nii-öelda seda raskemat rada pidi, ehk siis vastu müürgavaid 40-ndaid Atlandi ookeani poolt Vaiksesse ookeanisse. See pilt on vist siin nüüd praegu isegi olemas, jah. Siin on küll ühed teised mehed peal, aga vahet pole. See järgmine pilt tuleb ka. Ega nagunii keegi seda ei näe siin praegu. Ja see reis ilusasti teoks ja miks siis sõideti sel ajal sinna Callao sadamasse, sõideti guano sõnniku järgi, ehk siis mida need merelinnukesed kaljude peale aastakümnete ja sadade jooksul on poetanud. Ma kujutan ette, see on hirmus vänge kraam, tähendab see ammoniaagi, sõnas mõttes, et linnu sita ais on ikka nii üle pea igal pool. Et seda ma hästi ette ei kujuta, kuidas seda laevatööd seal teha oli. Aga seda guanot veeti Euroopasse, ta oli üks lõhkeainete tootmise komponent. Hiljem teda on kasutatud ka väetisena, aga siis mingil ajal keemiatööstus hakkas siis seda põhilist toimeainet, seal on mingi lämmastiku ühend, hakkas siis tootma, siis see guano business nagu vajus ära. See oli nüüd üks selline laev pilt ka ja ta sõitis 10 aastat, ta ei jõudnud mere peal sõita, ta käis veel paar korda Lõuna-Ameerikas, aga siis tuli Inglismaalt, kas oli söelaadung ja natuke läks navigeerimisega viltu ja nad siis jooksid Läänemaal Nõva all, jooksis laev randa. Meeskond jäi kõik ellu, aga selle laeva elu sai siis otsa. Riguldi all, ütleb professor Mäss. Nii et aga kuidas siis eestlastest said laeva ehitajad ja mererahvas? See väike sissejuhatus, et need madrused nagu olid, aga ja küllap nad ka laeva puusseppadena tööd tegid. Eestlastest sai vähemasti saare rahvast, aga tegelikult ka mujalt sai laeva ehitajad ja laeva omanikud siis, kui tsaari valitsus lubas lihtsal eestlasel, ehk siis sa ei pidanud olema enam aadliku või kaupmehe seisusest, siis sa võisid hakata laeva omama. Ja see juhtus 19. sajandi teises pooles, samal ajal kui siis tsaari Venemaal kaotati pärisorjus. Ja tolleks ajaks vähemasti Hiiumaal oli meestel mingisugune kapital olemas. Aga kus sa selle kapitali saad? Põhjaranniku mehed ütlevad kohe, et teadagi, et kui ikkagi naaberriigis tuleb korralik seadus, küll see raha voolama hakkab läbi tulivee, aga
aga Hiiumaal andis siis ühe sellise tõuke, ma arvan, mujal Eestis ka Krimmi sõda. Et Krimmi sõda on minu hinnangul tegelik esimene maailmasõda, sest see algas siis nagu ikka klassikalisel põhjusel. Venemaa arvas, et on liiga väike ja on vaja oma mõjujõudu laiendada ja läks türklastele kallale. Ehk ta tahtis Vahemeres saada rohkem võimu. Kõik on kuidagi väga tuttav sellega, mis praegu sel hetkel toimub. Aga puhkes Krimmi sõda ja etteruttavalt öeldes venelased kaotasid selle. Nii nagu ikka juhtub aeg-ajalt. Krimmi sõja tulemus Läänemerel oli blokaad. Inglise ja Prantsuse laevastik blokeeris üsna mitu aastat Venemaa randasid. Aga puudu soolast ja rauast ikka oli. Ja kui blokaad tuleb, siis selle kauba hinnad tõusevad ja Rootsis on soola ja rauda lademetes, tuleb ainult järgi minna. Ja puhkes siis selline salakaubavedu ja seda soola ja raua salakaubavedu käis enamasti selliste suuremate paatidega. Ütleme, me räägime 10, 11, võib-olla 12 meetrit paat. Alati on selline küsimus, kus algab laev ja kus lõpeb paat. Natukene taga ähmane on, aga ütleme, need olid siis igal juhul suured paadid. Ja kergelt siis metsaomanik ehk mõisnik või siis ka riik vaatas selle asjale õrnalt läbi sõrmede, siis tegelikult seda paati sa oma kodulepiku laudadest ei ehita. See peab korralik saematerjal olema, see siis ikkagi virutati riigimetsast või mõisametsast. Ja on teada selliseid lugusid, kui see paat valmis tehti ja sinna sobivasse lahesoppi välja veeti, siis sa pidid ta ju ära peitma, et teda ei oleks randrütitele näha. Seal lapid selle paadi kive täis ja paat on põhjas. Ja siis, kui on sõita vaja, siis tuled võtad kivid välja tühjaks ja teed sõidu. Et sellised olid siis nagu esimesed algusajad, kui hakati kokku lööma laeva ehituseks vajalikku kapitali. Ja esimesed laevad siis nii 19. sajandi tagumises otsas eestlaste poolt juba tasapisi hakkasid siis tekkima. Laev on tore asi, aga sellega on vaja midagi vedada ka, ehk siis, et kust tuleb raha ja kuidas tekib tolm. Üks esimesi marsruute, mis tõi eestlastele sisse, oli kipsivedu Riiast Peterburi. Ja see kipsivabrik on täna alles Riia Taugavöö vasakul kaldal peale Vantsilda. Kohe on selline koht, mida nimetatakse Kipsala. Ja seal on see vana vabrik olemas. Seal praegu selle sadama koha peal on jahtklubi. Ja siis eks see mereprahi hinnad olid sellised, et oli mõistlik seda meritsi vedada. Ja lapite laev siis kipsi täis ja võeti tavaliselt rohkem. Et võtame rohkem, saame rohkem raha, aga merel teatavasti on ikka natukene on lainetust ja siis seda lasti kippus natukene üle parda lendama. Aga need laevad sõitsid enam-vähem ühe kursiga peaaegu kogu aeg. Ja siis see legend oli selline, et kuidas sa navigeerid, ei olegi vaja, kui on ilus vaatad, et kipsi jälg on merepõhjas ja seda mööda seda valget jutti sõidad. Ma hästi ei usu seda juttu, aga igal juhul niimoodi oli kirjas. Ja esimese jutiga sõideti siis tavaliselt Kuivasto alla välja. Seal olid siis Kuivasto kõrtsus sirutati jalga ja maitsti jooke. Ja kirjas on ka nii, et see läks üsnagi jooksaks, et siis, aga naised olid ka kaasas. Ja naised, Eesti ja võib-olla Hiiu ja Saare naised olid ikka nii kõvad, et sikutsid oma vähe jõudnud mehed laeva ja sõitsid järgmise pool päeva ise. Siis olid mehed klaariks maganud ja võtsid rooli jälle oma kätte. Teine peatus tehti Naissaare all siis tavaliselt ja lõpuks oli siis juba Peterburi minek. Ma peaks natuke nüüd rääkima Hiiumaa asjadest ka, eks ju. Kas mu aeg on juba otsas või ei ole? Ma olen esimese 10. peal. No võt, kõik kandid, eks ju, mõtlevad, et mis see kaup võiks olla, mida vedada. Ja Hiiumaal oli selleks kaubaks veel kuni 30. aastateni küttepuud. Hiiumaa on suhteliselt metsane ja põllumajandustoodangut oli vähe, endalgi kulus ära ja aga
üsnagi tulutoov kaup oli küttepuud. Ja nüüd me mõtleme täna, et mis see on, aga tegelikult siis talvel, eks ju, Hiiumaal kutsutakse seda saagi soo poole, moo poole saag. Ehk siis saega metsas võtta maha, järka ära, lõhu ära, vea hobusega mere äärde, kuni sinnamaani, et sa saad selle lootsikusse, kõik käis käsitsi, siis sõidad linna, ehk Tallinna, see reis võtab aega umbes, niimoodi sõltub tuulest 14 tundi, 15-16 tundi, siis pead oma küttepuud maha müüma, aga teised tahavad ka küttepuid müüa. Ja siis on ikka vaja silma paista, et minul on eriti head puud ja eriti hea hind. Ja üks legend Hiiumaa meremeestest, mis on siis 20. sajandi alguses, meil oli selline kuulus muusik nagu Torupilli Juss. Ja Torupilli Jussil oli ka halulaev ja siis tema oli üsna tihti niimoodi, et sadamas siis mängis oma laeva peal Torupilli ja rahvast oli vaatama ja ühtlasi siis sai ka puudest lahti. Nii et sellised lood olid. Ja need halulaevad on sellised, nimetame tänapäevas mõistes väiksemat sorti kaljased, kahemastilised kahvelpurjestusega laevad, väiksemat sorti, see tähendab seda, et ta on niimoodi 15-25-30 meetrini, sealt edasi, sealt juba oleks juba põhjus suuremaid laevu teha. Nad olid suhteliselt lihtne ja odav ehitada ja üsnagi lihtne ka pidada. Kahvelpurjestus tähendab siis seda, et tal on 2 suurpurje, mis ei ole raade küljes, vaid sa tõstad nad nagu nii-öelda laeva teljega, piki telge tõstad ülesse. Suhteliselt lihtne, veel kord öeldes võrreldes raapurjedega ja see laulusalm, et madrus peab masti ronima, sellist kaljases ei ole vaja kasutada, sest et kui sa kaljasega opereerid, siis masti tarvis minna ei ole, kogu see laeva juhtimine ja taglastuse juhtimine käib teki pealt. Ja pisikses laevas oli siis 3 meest, sõitsid rohkem ei kannatanud võtta ja need pidid hakkama saama. Ranniku sõidus öösiti tavaliselt ei sõidetud ja sõideti maamärkide järgi. Ja siis, kui tuli halb ilm, et udu või nähtavust ei olnud, siis ikkagi aga lasti ankur vette ja oodati, kuni ilm paremaks läheb. Et natukene tänapäeva mõistes selline, et ajal oli teine mõõde, aga nii oli. Nüüd kõige kangemad, ütleme, teie tahaksite siin muidugi kuulda, et kõige kangemad Eesti meremehed olid ikka siin Käsmu ja Harakandi omad, aga nüüd kätt südamele pannes tuleks, et mina annaks selle esikoha kihnlastele. Kihnlastel oli raskem, aga veel tulutoovam äri olemas, mis oli siis kivide müük, Riia ja Läti natuke ka Pärnu muulid on ka Kihnu kivilaeva meeste poolt sinna tassitud. Ja see tee oli tükk maad raskem, sellepärast, et sa koukisid selle lootsikuga neid kive mere põhjast tangidega üles. Ja kui kivi on veepinnal, on teda natuke lihtsam, aga siis sa pead selle lootsikusse saama, siis lootsik peab ka ühtlasi ka vee peale jääma koos sinuga. Ja siis aeruta laeva juurde ja upita sealt üles laeva trümmi. Et ma kujutan ette, see oli päris raske töö, aga kihlased olid sellega harjunud ja tippaeg oli niimoodi, et Kihnus elas, ütleme umbes siis 900 inimest koos kõikide vanurite ja vastsündinutega. Mehed, naised, lapsed, kõik segamini. Ja 900 elaniku peal oli 60 laeva. Nii et sellist suhtarvu ma ei usu, et kusagil teised suutsid vastu panna. Ja see kivi business käis neil kuni esimese maailmasõjani. Ja siis, eks ju, nii nagu ikka, et väike inimene kannatab suures sõjas kõige rohkem, et mida suurem on sõda, seda suuremad on kannatused. Ja tsaarivõimul oli selline plaan ja mõte, et kihnlaste kivilaevad rekvireerida ja nad siis Pärnu lahe sissesõitu takistamiseks ära uputada põhja. Aga kihlased said ikka sellele asjale natukene jaole ja uputasid ise oma laevad ära teises kohas. See laeva uputamine ei ole tol ajal
ei ole nii dramaatiline tegevus, nagu ta täna on, kuna laeval mingisugused mootorid ja muud seadmed ei ole. Sa lased laeva vesilasti ja kividega ajata siis põhja ja siis, kui on sul pärast vaja laev kätte saada, siis võtad selle raskuse, milleks on kivid välja ja pumpad laeva tühjaks. Ja niimoodi ka näiteks on Hiiumaalt üks väga konkreetne lugu, kus küla rannas oli laev ankru peal ja laevas oli ainult laevapoiss. Ja tõusis merel hirmus torm, et käega katsuda oli surm. Ja kaldalt sa sinna laeva ei saa, aga kuidagi nagu nii palju oli seda silmsidet, et nad suutsid seda laevapoissi juhendada. Lugu oli milles? See laev oli niivõrd kalda lähedal, et nüüd laine hakkas seda laeva vastu merepõhja peksma. Seal on liivane merepõhi, aga igal juhul on niimoodi, et see torm peksab selle ankrus laeva puruks. Ja mida teha? Laeva ei saa. Ja siis suutsid niimoodi vehkides kätega laevapoisil ka, eks ju, surm silmes, ütled, et mine otsi nüüd see oherdi, ehk siis see puur. Ja puuri laeva sisse augud. Ja kuidagi neil õnnestus see selgeks teha ja poiss puuris laeva sisse augud, laev läks vesilasti, ehk siis läks nii-öelda põhja seal rannas. Ja enam torm teda ei peksnud, torm sai läbi, siis punniti auk kinni ja pumbati laev tühjaks ja jälle korras. No võt niimoodi, natuke me siin juba oleme, eks ju, oma juttudes udutanud ja kästakse tõsta tempot. Nüüd jõuame minu tegevustele natukene lähemale, et minul siis 7 aastat tagasi tuli ka hirmus isu, et peaks ka ühe laeva ehitama. Ja millise laeva me ikka ehitame ühe kaljase, täpselt sellise endisaegse väikese halulaeva mõõtude järgi, kaudsete mõõtude järgi ja ütleme, et siis kulub 7 aastat, umbes 30 000 töötundi ja võib-olla suurusjärk nii umbes €500,000 ümber ja ongi laev valmis. Ja nii juhtus, et me lasime siis selle halulaeva möödunud aasta septembrikuus vette. Siin istub kuulajate seas pastor Jaanus Jalakas, kes siis ei pidanud uhkeks laev ära ristida ja laeva nimi on Hiiu Ingel. Ja siis me lähinädalatel saame selle laeva taglastatud, kõik need komponendid on olemas ja läheb lahti esimene merereis praeguste plaanidega Rostocki linna. Nii et selliseid, ütleme nii, et iga üks läheb lolliks oma moodi ja selliseid lolle, kes võtavad ühe puulaeva ehitada Eestis väga palju ei ole, aga umbes 10 laevaseltsi meil on kokkuvõttes olemas, kes siis kas on ehitavad või peavad siis puulaevu. Ja laeva all ma pean silmas ikka natukene suuremat asja. Täna, kui me räägime meetritest, siis ta hakkab niimoodi 13, 14, 15 meetrit. Üsnagi tuntud on Lodjamehed Tartus, siis Läänemaa mehed on ehitanud tegelikult kokku 2 laeva koha peal ja 3. on siis praegu Eestis kõige vanem Eestis ehitatud purjelaeval. Meil purjede all on Hopet ehitusaastaga 1926 Läänemaa meeste käes. Pärnus on üks 44. aastal Taanis ehitatud purjelaev Jenny Cruise. Julgustavalt ütleks seda, et puupaadi ehitus on tegelikult ikkagi enam-vähem kestnud, nii et selline põhilised puude oskused, kui on olemas, siis saab hakkama, kirjandust on ka olemas. Ja peal hakkamist peab olema ja julgus peab olema. Et seesama, et veel kordan, see Hiiumaa alulaeva Hiiu Ingli ehitus, see on 30 000 töötundi. Kõik ülejäänud, kes ütlevad, et sa ajad mingit pada, siis ma ütlen, et sa ajad ise pada. Ja veel hullemat pada, eks, et ta on üsnagi mahukas, ei ole mitte ühtegi analoogset detaili praktiliselt ei ole, eks natuke tuleb ka teha pauk uutmoodi, ehk siis kasutada, meie oleme vähemalt kasutanud ka kergelt modernsemaid võtteid ja mõnes asjas oleme suutnud ka teistele laevaehitajatele juba nüüd ütelda, et näed, tehke nii, et meil on selline kogemus olemas. Aga Eesti puulaeva ehitus oleks tegelikult hääbunud niikuinii, et ma nüüd hakkaks oma juttu küll kokku tõmbama ja selle jutu lõpetuseks räägiks 2 sõna Eesti kõige ilusamast purjelaevast.
mis siis ehitati täpselt siinsamasel Haagi lõukas, Tormilind oli, eks ju, tema nimi. Ja Tormilind ehitati, lasti vette aastal 1922 ja see oli Käsmu laeva omanike viimane puust purjelaev. Pärast seda hakkasid Käsmu laevaomanikud kohe enne seda ja pärast seda ostma raudlaevasid, enamasti kasutatud aurulaevasid, nii et see puulaevade traditsioon oli hääbumas niikuinii viimased kohad, kus siis laevu ehitati, oli Saaremaa, Lääne-Saaremaal, Papissaares ja siis ka Hiiumaal. Aga tegelikult oli see juba vaese mehe võimalus, et Nõukogude võim kiirendas seda protsessi, eks ju, ja algas raudlaevade ajastu. Soomes lõppes puust purjelaevade ajastu natukene hiljem, 60-ndatel, veel 70-ndatel sõideti nende kuunaritega ringi ja üks Soomes ehitatud kuunar on teil seal, selle põhi on siin vastas seal Loksa rannas seniajani näha. Need on siis, mis Nõudliit nõudis Soomelt välja sõjakahjude hüvitamiseks. Jah, ja ega meie nüüd siis muidugi moodsal ajal mingit äri ei tee selle laevaga. Ta on ikkagi, ta on lõbusõidulaev meile ja ka teistele ja noh, eks me ikkagi seda samast traditsioonilist merekultuuri proovime niimoodi edasi kanda ja siia tuua. Nii et tegelikult on muidugi ülimalt uhke ja ülimalt tore tunne, kui sa ikka selle purjed üles saad ja täies vaikuses, ilusas majesteetlikkuses sõidad sinna peaaegu kuhu sa tahad või kuhu tuul sind viib. Aga tänan teid siis selle tähelepanu eest ja loodetavasti väga ei kuritarvitanud teie aega. Teeme aplausi Ainile ja ma ei tea, kui teil on veel küsimusi Ainile, siis küsimused on teretulnud, natukene on aega, näed, Vellool oli käsi püsti või? Ain, kas sa seletaksid, millest see laeva nimi Hiiu Ingel? Mina tean, aga ma arvan, et sa tead paremini seda rääkida. Kust see nimi Hiiu Ingel tuleb? No punkt üks, eks, et alati prooviks panna naisterahva nime laevale. Inglis keeles ongi laev on naissoost, she, eks öeldakse, mitte ta ei ole asi, vaid ta on naissoost olend. Aga Hiiumaal on olnud aegade jooksul terve sari selliseid laevu, mis on siis Hiiu taat, Hiiu saar, Hiiu laa, Hiiu. Ja neid laevu ehitas üks meie kuulsaid laevameistrite dünastiaid, koolmeistrid. Ja tema oli ühtesi ka üks viimane, kes üldse Hiiumaal puulaevu ehitas. Ja tema laevad olid ka valgeks väritud ka. Sellepärast siis meie oma halulaeva värvisime valgeks. Nii et meil on valge laev ja koolmeistrite traditsiooni edasi kandmiseks kannab ikka sellist nime. Hiiu Ingel, jah. No jah, Ingel on ju traditsiooniline Hiiu naise nimi, traditsiooniline, on ju nii? Hiiumaa on ingleid täis üldiselt, ega kui tähiste juttu kuulata, siis inglid asuvadki Hiiumaal.